tere tulemast taas vaatama Rändajat Maltal. Kui me esimene osa vaatasime, oli rohkem selline tutvustavam osa. Seekord tuleb ka paar nippi ning mõned faktid isegi ning ägedaid kohti, kuhu tavaliselt turisti ei satu või isegi satuvad. Nii et mõnusat vaatamist. No nii, oleme jõudnud kohta, kui tavaliselt turisti ei satu. Tegemist on siis White Rocksiga. (1960. või 70. aastal plaaniti siia teha luksushotellid sellisele vaatele. Aga kuna tol ajal kasutati ehitusel odavat materjali, asbesti, siis see hiljem selgus, et see on üliohtlik tervisele, inimese tervisele, aga lammutada ka ei saanud, sest see oleks väga ohtlik olnud siin tol ajal. Ja niimoodi investoritel kadus huvi ning nii see koht siia tühjaks jäigi. Ja need hooned on siiamaani. Aga vaade on tõepoolest super. Sinna jääb veepargid, asjad, aga tegelikult on just see koht, mis on nagu palju põnevam, teistsugusem. Ei ole tavaline turistikas, see siia turist tavaliselt ei satu. Ikka piirutakse kuskil hotellis olemisega. Ning eksperimendi korras tegelikult on seadusega keelad. Siin on keelatud tegelikult hoonesse iseneda. Aga katsetame järgi. Tegelikult on väga-väga ohtlik. Sarja või selle contenti nimel, saate nimel riskime hoonesse isenemise. Opa! Ja ausalt ega midagi ilusat siin ei ole. Siin käivad küll, aga tegelikult ei tohi vaata sellises kohas sees. Et vahepeal käivad siin ka kontrollid. Midagi erilist ei ole siin. Laed võivad sisse variseda. Siin on ikka väga ohtlik. Nagu näete, trepp on ära varisenud. Aga jah, selline see koht on, kui vaade mega. Tavaliselt turistid ei satu sellistesse kohtadesse, nagu ma praegu olen sattunud. Aga White Rockси juurest tulin, jalutasin mööda merd ja ma olen praegu kohas, kus teeb vahepeal on teinud Malta armee siin õppusi
et sildid olid väljas. Ega siin ka praegu pole midagi siin väga alles jäänud, et kuidas nad siin neid õppusid teevad, aga mingiseid õppusi nad siin on teinud. Et mingid punkrid on alles mu selja taga. Aga jah. Ülimalt mõnus ja äge. Et selliseid momente ja selliseid kohti, kuhu tegelikult turistid ei satu, on maailmas ikka väga palju. Et ja need, mis on ka turvalised, neid on ka hästi vähe. Et Malta on üpris turvaline riik selles suhtes, et siin ei pea nagu kartma, et midagi väga hullu juhtuks. Et kui ise midagi väga hullu ei tee, siis ei juhtu ka sinuga midagi hullu. Et kõige hullem asi, mis võib juhtuda, on see, et jaanuaris või detsembris tuled, siis võid sa tuleb paduvihma, et aga see on juba kohalike probleem ja nemad oskavad sellega tegeleda, et arvan, et saar on aastate jooksul ikka näinud selliseid torme, mis on ikka päris hullud. Hullemaid torme on olnud vist, kui siin nädala alguses oli, enne kui ma siia saabusin. 5 aastat tagasi, kui ma Maltal esmakordselt käisin, siis ma ööbisin siin ST Julianeses Hotell Malta, aga siin on ka 5 aastaga väga palju muutunud ja tehakse ümberkorraldusi, on palju ümberkorraldusi tehtud. Planet Hollywood ei ole, on hoopis Pizza Hut ja KFC ja McDonald's on tekkinud siia. Aga riidepoed nagu Springfield ja Adidas on täitsa alles. Ja siia jääb ikka jälle pardi koht. Ning jätsin ka tükikese Eestit siia maha. Et kui sügisel see alles on, siis te võite selle piltida ja mulle ja mind ära tagida või mulle lihtsalt priiva saata. Tänud, et vaatasite ning näeme juba järgmises osas.